No nii, No nii. tere tulemast tagasi podcasti Kuidas see lõppes? It's Christmas time! Meie oleme raamatutotsid. Mina olen Matilda Mina olen Liisa. ja seekord me räägime raamatust, mida teisiplaanil näete, House in the Cerulean Sea. Mis oli lihtsalt imeline raamat, ma tahaks öelda. Ja mina tahaks öelda, et ma lõpetasin selle raamatu 5 minutit enne, kui me salvestama hakkasime. Ma olen olnud väikeses reading slumpis siin mingit aega. Ma peaaegu 6 aega järjest ei lugenud, sest et ma lihtsalt ei suutnud. Aga õnneks nüüd, kui hakkas vedama, siis enam ei saa pidama ja sain 5 minutit enne raamatu läbi. Matilda oli nii impressed meie eelmisest podcastist, et ta lihtsalt ei suutnud sealt tagasi enam tulla. Ja peale seda läheb lepase reega, aga jah, kui ma alguses arvasin, et enne seda, kui me salvestama hakkame, siis raudselt mul on esimene osa loetud ja mul on teine osa loetud ja võib-olla mulle mõne muu cozy fantasy ka veel ära lugenud siis. Need olid liiga suured plaanid väikese minu jaoks. Aga ei ole hullu, meil on aasta viimane salvestus. Üldiselt jõuluaeg on meie lemmikaeg aastas, nii et lihtsalt me üleüldiselt tunneme ennast väga cozylt. Ja kui te meid Instagramis jälgite, siis te teate, et novembri alguses me käisime Brüsselis, kus me nägime nii palju imeilusaid raamatuid, aga lisaks sellele me nägime, kuidas jõulutulesid pandi ülesse. Me konkreetselt umbes 10 minutit järjest seisime ja vaatasime neid töömehi, kes vanalinnas jõulutulesid riputasid ja siis vahepeal plaksutasime neile ja lihtsalt kiitsime neid hea töö eest ja filmisime ja... Jah, tõesti, et meil on see jõulumeeleolu olnud juba oktoobrist saati ja kuigi see raamat ise ei ole, ütleme siis jõuluteemaline raamat, siis cozy mõnus fantaasia kindlasti sobib siia jõuludesse väga-väga hästi. Ja mina olin siuke natukene teadmatuses, sest me olime kokku leppinud, et järgmine žanr, kuhu me sukeldume, on cozy fantasy ja ma ausalt öeldes ei olnud, ma olin kuulnud seda väljendit, aga ma ei olnud kunagi süvenenud, et mida see tähendab ja minu jaoks oli see lihtsalt fantasy. Aga kui ma selle raamatu läbi lugesin ja natuke veel sellest žanrist, pseudožanrist, alažanrist, siis ma sain nagu aru küll, mis see cozy faktor seal on, et eriti täiskasvanud fantasy raamatutes on suhteliselt morbiidne nagu õhkkond enamasti. Morbiidne õhkkond, sul on kas nagu romantasy või sul on tõesti siis nagu fantaasia, kus juhtub ka väga palju nagu halba, ehk sa nagu üsna tihti kaotad mõne tegelase, sa oled kurb mingit asjade üle, aga tõesti cozy fantasy on see, kus nagu me ei jää mitte kellestki ilma ja kõik on lihtsalt imetore. Ja see ei pea tähendama, et plotti ei ole või midagi ei toimu, aga siin raamatus tegelikult vahepeal hoidsid natuke hinge kinni, oh my god, mis nüüd saab, mis nüüd saab. aga sa teadsid, et kõik läheb ilusasti ja see põhifookus oli nendel karakteritel ja sellel, kui absurdselt naljakad ja omapärased nad kõik on ja milline see iga päev välja näeb ja see kuidagi siia pühade aega minu arust sobib eriti hästi, et vahest tahaks nagu lugeda seda ka, et inimesed on ilusad ja head ja erinevad ja armastavad üksteist ja maailm on üks põnev paik. Ja mina ütleks ja siis raamatu sissejuhatuseks veel seda, et kui keegi on X-meeste fänn, siis see on X-mehed, aga cozy fantasy vibe'iga, nagu see on sarnane sisu ja nagu me omavahel enne rääkisime ka, siis see on tegelikult, kui sa oled täiskasvanud inimesed ja loed, siis sa saad aru, et see on tegelikult ka väga tugevalt poliitilise alatooniga raamat. Aga miks mina arvan, et see nagu lasteraamatuna on ka väga oluline selliseid teemasid täpselt niimoodi sisse tuua, nagu need seal on sisse toodud, ongi see, et me kõik tegelikult väiksest saati õpime ikkagist inimesi armastama, olenemata sellest, millised nad on. Ja see raamat väga hästi nagu toob selle esile, et ükskõik millised erisused meil on, siis see, kui mingi erisus osas tuleb vihkamine, siis see on ikkagist õpitud, et seal raamatus ka see linnapea ütles, et hate is loud. Ja selleks, et see vihkamine vali oleks, sul ei pea olema isegi palju inimesi, nad lihtsalt on üksikutena ka juba väga valjud. Ja ma arvan, et sellised raamatud ongi need, mis aitavad lastel ka seda nagu õppida, et erinevused ongi okei ja need rikastavad meid ja need teevadki meid selliseks, millised me oleme
ja üleüldiselt teevad meid inimestena paremateks inimesteks, et me ei pea ükskõik mis teemadele me mõtleme, me ei pea lapse jaoks seda seletama täpselt nii, et nii, aga see raamat on väga hea siuke paralleeli loomine ja just see mõistmine, et nagu ütleb Lotte, siis headus teeb elu huvitavaks. Ja selle raamatu süžee toimub täitsa siukses reaalses maailmas. Mina kujutasin Inglismaana seda ette. Mina ka mingi, sest seal sadas vihma kogu aeg. Seal sadas vihma ja see, kuidas neid maju oli kirjeldatud, väga British. Jah, aga samas see, nii-öelda see majakene seal mere ääres oli väga troopilises kohas, nii et ma ei tea, mis osa Inglismaast see oli. Aga see on selline maailm, kus eksisteerivad ka magic people, ehk siis mingisuguste võluomadustega inimesed. Aga see olukord on siuke natukene nukrakene, sest et on olemas siuksed ministeeriumid, mis reguleerivad maagilisi lapsi ja maagilisi täiskasvanuid ja ausalt öeldes siuke päris õudne diskrimineeriv õhkkond. Väga diskrimineeriv õhkkond ja tõesti see, et tegelikult siuke näiline tolereerimine, leppimine, et tegelikult on okei, et nad on, aga see on okei, kui nad on ainult nendes asutustes, mis me nende jaoks teeme ja nad elavad ainult sellistes raamides, mis meie neile ette paneme. Ja, et kõik peavad olema registreeritud, umbes pilku peal hoidma, eks see kokkuvõttes taandub sellele hirmule, et me peame kontrollima seda, mis tundub meist nii-öelda võimsam ja tugevam, et see ei saaks meile liiga teha. Aga igatahes selle raamatu peategelane on Linus, kes on siis põhimõtteliselt nagu sotsiaaltöötaja. Jah, ta käib need on alguses siis kirjeldatud kui lastekodud või erikoolid ja iga kord, kui mõnest lastekodust või koolist tuleb mingi kaebus, siis tema käib vaatamas, et lastele jaoks oleks seal väga head tingimused. Jah. Tegemist on siis nii-öelda maagilistele lastele mõeldud asutustega ja Linus on siuke, tegelikult on ta vist mingi 40-ndates, üldse mitte nagu väga vana ja ta ise kirjeldab, et ta on natuke ülekaaluline ja ma kuskil nägin mingit fanarti, kus ta on siukse nagu kõva kübaraga ja siukse kõhukesega onu ja ma ei suuda teda enam muud moodi ette kujutada. Aga siuke üksildane meesterahvas ja ta tegelikult nagu enda meelest teeb head. Ta on hästi pedantne ja suhteliselt OCD mingite reeglite osas ja ta ajab väga näpuga järge, et reeglites on öeldud, et nii ja nii peab olema ja tema kontrollib, et reeglite järgi tehtaks, et siis on kõigil hea. Aga ta nagu päriselt usub ka, et siis on nagu nendel lastel hea, et temal siis ei ole tegelikult ühtegi siukest halba luukest, aga see, kuidas ta läheneb sellele alguses, on väga siis selle ministeeriumi käppal oleva inimesena. Ja mis seal siis saama hakkab, on see, et talle antakse extreme upper management või mis see on? Täpselt, see raamat on ülinaljakas, igasugused mingisugused asutuste nimed, mingisugused kirjeldused, kõik need maagilised tegelased on nii naljakad lihtsalt, et meil oli tegelikult väga kahju, et me lugesime paberraamatut, sest et mina tahtsin ja ma tean, et Matilda tahtis ka lihtsalt igat teist lauset highlightida ja konkreetselt ja see oli nii naljakas ja see on arvatavasti põhjus, miks ma ostan endale ka Kindle versiooni, et ma saaks selle uuesti läbi lugeda ja lihtsalt kõik highlightida, sellepärast et mina loen enda raamatute highlight'e Goodreadsist väga tihti ja ma lihtsalt nii väga armastan seda. Aga mis see siis oli see, et Extreme Upper Management kutsus Linus enda juurde, kuna tema on hästi täpne, teeb kõike raamatu järgi ja saatis ta ühele assignmentile kuuks ajaks, mis oli väga tavapäratu. Enamasti need ülesanded olid paar päeva, võib-olla nädal ja see oli kõik, nad käisid üle vaatamas, tegi oma need ära ja ta saadeti kuuks ajaks siis sinna majakese juurde. Ta ei teadnud, kuhu ta läheb, ta ei teadnud, mis teda ees ootab, ta sai paberid alles niimoodi, et ta võib need avada siis, kui ta on alles sinna kohale jõudnud. Ja siis ta oli suhteliselt siuke jänes püks alguses eriti, et ega ta ei julgenud, kui ta esimest lehekülge luges, siis ta minastas ära juba esimese lapse peale, nii et ta läks suht pea ees lendas sisse. Et see kodu, kus nemad siis on, oli siis see, kuhu need nii-öelda kõige hirmsamad ja õudsamad maagilised lapsed ja tõesti lapsed olid kõik sinna kokku kogutud, neid oli 6 ja eks raamatus tegelikult saame teada, et nad ei ole üldse nii hirmsad lapsed ja tegelikult on kõik hästi, aga just see, kuidas see kõik seal oli ja kuidas tema leppimine sellega, et võib-olla tõesti need lapsed ei ole nagu mingi
surmi hirmsad koletised, kes tahavad maailma vallutada, nagu järk-järgult tuleb, oli niisugune ilus teekond. Ja selle lastekodu juhataja on Arthur, kes on siis teine täiskasvanud peategelane ja siis et natukene ikka romance'i ka oleks, siis in the end Linus ja Arthur moodustavad pere. Ühesõnaga saavad teevad ühe musi. Teevad ühe, selles raamatus on üks musi täpselt. Et see natukene läheb sinnapoole ka, aga lihtsalt see näitab kuidagi väga hästi seda, mida Matilda alguses ütles, et see hirm sünnib, sest me ei tea ja kuidagi see õudus, see hundi suured silmad on see hästi vali. Seal raamatus oli läbivalt üks slogan, mida valitsus pani igasugustele poeseintele ja bussipeatustesse, mis iganes, et see something, say something. See on üks põhjus veel, miks ma arvan, et see on nagu Inglismaal toimub raamat, sest seal on igal pool metroodesse see it, say it, sorted. jah, et see oli väga reaalelul põhinev, aga Linus alguses oligi, ta oli täiesti kabuhirmus, kui ta läks sinna, ta minestas mingi 3 sekundiga ära, sest et väike spoiler alert, siis üks lastest, kes seal lastekodus oli sõna otseses mõttes antichrist. Aga seda sõna me ei kasuta. Seda me ei kasuta, sest see on degrading ja ei näita potentsiaali, milliseks see laps võib päriselt kasvada. Aga lihtsalt ta isa oli konkreetselt saatan. Ja, ehk siis Lucifer, aga me ei kutsunud teda Luciferiks, tema oli Lucy. Lihtsalt väike 7-aastane poiss nimega Lucy. Ja tõesti nii armas. Ja ma tahan lihtsalt Arthuri kohta öelda veel seda, et jätkates X-meeste lainel, siis ta oli täiega sama vibiga nagu Professor X, sa said aru, et ükskõik mida ta teeb, siis nagu X-meestes oli Professor X-i nagu peamine asi see, et nagu kõik need mutandid, et nagu nende õiguste eest oleks seistud ja et nende heaolu oli esimesele kohal, isegi võib-olla kui ta iga kord ei teadnud, kas ta teeb õiget asja, siis Arthuri puhul oli täpselt sama ja kuna mina olen tulihingeline X-meeste fänn, siis ma lihtsalt lugesin seda ja ma olin kogu aeg nagu mingi oh my god, täpselt nagu X-meestes. ja seal oli siis 6 last, kes olid kõik hästi erinevad. Seal oli Lucy oli naljakas nende laste juures oli see, et või miks nad siis nii-öelda hirmu ka tekitasid, nad olid väga võimsad ja Lucyl ka olid igasugused huvitavad võimed, aga neil oli väga morbiidne ja otsekohene huumorisoon, mis tähendab, et esimese 3 sekundiga, kui Linus sinna saabus, siis üks aiagnoomist neiu ähvardas ta labidaga maha lüüa. Jah, tema nimi oli Talia, ta oli väga nunni, ta oli tüdruk ja ta oli täiesti aiapäkapikk ja tal oli habe ja ma lisan siia pildi, millised kõik need lapsed on ka, et ta näeks, aga tõesti, need olid nagu lihtsalt nii vahvad ja värvikad tegelased ja ma võtsin selle laste pildi ette korra, et recaps, kes meil oli Chauncey, kes oli, keegi ei tea, mis ta oli, ka meie mitte, aga seda lugedes ma kujutasin teda välja, et teda ette täpselt samasugune nagu siis, kui ma guugeldasin, ehk ta on siuke mina kujutasin ette teda nagu Ghostbustersitesse roheline see blurb. Ja umbes siuke ta ongi. Ta on a blurb. jah, ta tegelikult on ilmselt mingi jellyfishi sugulane ja ta on ühesõnaga mingi mereelukate, mingi sea cucumber ja mis iganes. Ta on vist kombitsad tegelikult. Jah, tal on väiksed kombitsad ja ta on siuke läbipaistev tarretis, aga roheline. Silmad on tundlatud. Jah. Siis meil on Fee, kes on a sprite, mis on siis põhimõtteliselt nagu mingi metsahaljas põhimõtteliselt. Siis meil on Talia, kes on siis aiapäkavik, siis meil on meie armas Lucy, kes on 6-7-aastane väike poisike, siis meil on Sal, kes on 15 või 16 jah, mingi siuke teismeline. Teismeline igatahes, keda on ühest lastekodust teise aina vintsutatud ja kes on tegelikult hästi arg ja iga kord, kui ta kartma hakkab, siis ta muutub väikseks Pomeranianiks. Tema jah, ta saab koeraks muutuda, aga miks ta ohtlik on see, et ta saab nii-öelda oma seda maagiat siis hammustusega edasi kanda, et kui ta kedagi hammustab, siis too inimene saab ka nagu edaspidi loomaks muutuda. Aga ta on siuke mustanahaline, see tuleb teises osas on nagu seda nii-öelda black person teemad ka, et on tegelikult hästi hella hingega ja hästi hella, aga mega nunnukas ja Jonesi osas veel üks väga tore fun fact on see, et ta tahab olla, kuidas see eesti keeles on? Bellhop.
mis see on siis, toapoiss? Igatahes see, kes hotellis võtab su kotid ja viib su tuppa ja see on see, mis on ta suurim unistus elus. See on nagu põhimõtteliselt ainuke asi, mis ta elus teha tahab. Ja viimasena meil on Theodore, kes on siis a wyvern, ehk kes ei tea fantaasiamaailmast, kes on wyvern, ma ei tea, kas ma andan seda õigesti, aga vist küll. Ja, see wyvern. Wyvern, whatever, vabandust. Lohe põhimõtteliselt. Jah, väike loheke ja tema räägib oma lohe häälitsustega, aga absoluutselt kõik saavad temast aru. Ja lihtsalt Theodore on mul lihtsalt kõige lemmikum, talle üle kõige maailmas meeldivad nööbid. Ja ta kogub neid, tal on diivani all oma süüke nagu salajane peidukas ja siis ta kogub neid nööpe ja tegelikult läbi terve raamatu siis Theodori naljad on kõige paremad. Ta lihtsalt puhas kuld tuleb sealt välja. Ja siis meil on veel selle saare valvur siis ütleme, Zoe, kes on saare haldjas põhimõtteliselt. Ja Sprite. Ja raamatus tuleb välja, et Sprites üleüldiselt siis on hästi territoriaalsed ja see saar on tema oma, aga ta on siis otsustanud, sellest ma täpselt ei räägi, miks, et teil oleks ka lugemisrõõmu, kui te ei ole seda veel lugenud, aga ta on otsustanud, et Arthur koos nende lastega võib seal elada ja see on nende kodu sama palju, kui see on tema kodu. Ja ta aitab lapsi õpetada ja hoolitseda nende eest ja enne kui Linus tuli, siis oligi Arthur ja Zoe kahekesi siis põhimõtteliselt majandasid seal saare peal ja ega nad väga sealt saare pealt minema ei käinud ka. Jah, et see oli kindlasti üks asi, mis oli see, et nemad olid kogu aeg seal, nad ei käinud kunagi saare pealt ära ja nagu öeldud, hirm tuleb sellest, et sa ei tea, mis oli põhjus, miks nagu saarel olevad inimesed, mitte kõik, aga väga suur osa, kartsid neid, vihkasid neid, saatsid vihaseid sõnumeid, tahtsid, et need lapsed ära kaoksid. Jällegi, nad ei olnud mitte kunagi seal külas käinud, kus sadam oli, ehk nad ei olnud mitte kunagi mitte midagi teinud, aga lihtsalt sellepärast, et nad eksisteerisid, juba vihati neid nagu nii tugevalt. Ja, aga sellest linnakesest saab pärast väga safe place, nii et aga see võtab aega. Ja, aga igatahes Linus alguses saabus sinna, ta oli kohati ülihumorikas, kohati lihtsalt tüütult pedantne ja tal oli kaasas üks kassike, kelle nimi oli Calliope ja Linus ja selle kassi omavaheline suhe oli ka siuke vapustav. Seal oli üks lause, ma ei mäleta täpselt, mis see situatsioon oli, aga igatahes Linus midagi ähvardas seda kassi ja kassi ei kuulanud teda, sest ta oli siuke, nagu kassid ikka on siuke ülbik ja siis Linus ütles selle peale, empty threats are better than no threats. Ja siuksed väiksed pirnid. Ja et ta kogu aeg rääkis selle kassiga ja nagu meie ei lugenud sealt välja vastuseid, aga ta oli kogu aeg nagu mingi I see, you have a point. Kuigi see kass tegelikult nagu ei öelnud mitte midagi, aga ta oli lihtsalt mingi ja. Aga reaalsuses raamatu kassid on alati bitchid. Sest päriselus on ka kassid sageli bitchid, aga on neid nii-öelda ragdoll type ka, kes on nagu nuinupallid, aga raamatu kassid on nagu nõiad loomaversioonis. Bitchy witches. Furry witches. Mul tuli Theodoriga seoses, ühesõnaga meie lõpus wyvern või lohe Theodore, temale meeldisid siis sädelevad asjad, on ju nööbid näiteks. Nagu meile. Ja, aga seal oli mingi lause et lohedele meeldib sädelevad asjad ja siis mulle tuli meelde, kuidas ma lugesin see Zodiac Academy't, mis on nagu siuke very spicy ja maagialine, mis iganes ja siis seal üks peategelane, siuke eriti tough guy, kutt oli ka nagu sai loheks muutuda ja talle meeldis ka kuld ja siis ta tuba oli üleni kulda täis, siis kui ta stressis oli, siis ta viskas oma voodi peale ja siis tegi lumeingleid seal kuldmintide sees ja see oli kõige naljakam asi üldse ja siis ma kujutasin, et Theodori oma kuldsete nööpide sees sööb tamas. See oli väga naljakas. Aga jah, Linus oli alguses suht tüütu, ta oli nii saamatu ja siis ta ühesõnaga ta oli väga hädas seal saare peal eluga üldse. Eluga üldse, aga ta kuidagi kohe tajus ära, et seal on midagi teistmoodi. Ta ei teadnud sellel hetkel, mis see on, aga ta ütleme inimese kohta, kes oli väga uptight, läks ikkagist päris hästi kaasa nende asjadega ja nagu ta oli valmis enda mugavustsoonist väga tugevalt välja minema, et aru saada, et mõista ja eks see raamat seda nagu arusaamise ja mõistmise lugu räägibki ja iga nädal ta pidi siis saatma upper management'ile suure raporti, mis toimub, kuidas asjad on
ja iga nädal ta tegi neid ja iga kord paluti, et oleks veel detailsem ja veel paremini. Ja järjest vähem ta hakkas tegelikult neid detaile sinna panema, sest ta tundis, et see on kuidagi siukene asi, mida ta ei taha jagada. Jah, ja mingi hetk ta sai ka ise sellest aru, et vahet ei ole, mis ta kirjutab, neil on tegelikult ainult üks eesmärk, et vahet ei ole, mis ta sinna kirjutab. See nagu võib-olla isegi ei mängi mingit rolli. Aga see inimese kasvamine sellel teekonnal oli hästi tore lugeda. Jällegist nagu see viha, mis meil tuleb, või see tuleb sellest teadmatust ja seda me õpime, et nagu on ühes laulus Love is the law, religion was taught, ehk siis kõik sellised asjad me õpime, mis me arvame, et peaks olema õige või mida iganes. Et ega Arthurit me näeme ka inimesena justkui natuke kasvamas, aga tegelikult see raamat on ikkagist väga nagu Linuse poole pealt ja nende laste puhul sa saad aru, et eks nad kõik alguses lihtsalt testisid temaga piire, et nad ongi nii armsad ja toredad ja siirad lapsed, kes tunnevad lihtsalt rõõmu sellistest asjadest, millest lapsed tunnevad rõõmu, aga just see, kuidas tema nagu hakkab aru saama, et võib-olla kõik asjad ei ole nii, nagu ma arvan, on lihtsalt kuidagi nii tore teekond. Ja Laines ise kirjeldas see nii-öelda linn või kust ta pärit oli, seda kirjeldati, et alati hall, miks me ilmselt Inglismaa peale mõtlesime, alati hall ja alati sajab vihma ja alati siuke kuidagi üksluine ja Lainessi enda elu oli ka selline ja siis tal oli töö juures selline hiirematt, kus oli peal sinine meri ja mingi troopika ühesõnaga ja siis tekst oli, et don't you wish you were here, midagi siukest. Ja siis iga kord, kui ta vaatas seda, siis ta oli nagu mingi jep, I do wish. Ja siis, kui ta jõudis sinna saarele, siis ta avastas, et nüüd ta ongi selles värvilises maailmas ja kui ta seal oli piisavalt kaua olnud, siis ta avastas, et ta ei taha enam sinna halli iga päeva tagasi minna, kus kõik on nagu ora tagumikus ja et kõik käib reeglite järgi ja sul ongi kõik hall ja et see oli mina olen väga mereinimene ja see hetk, kui Laines esimest korda sinna jõudis, see oli ookeani äärest, oli lihtsalt nagu hämmingus ja šokis, kui ilus see oli ja ma lihtsalt mõtlesin, et ma nii saan aru sellest, sest et ma lihtsalt armastan merd ja nagu avavett nii väga ja mõtlesin, et midagi ikka ma annaks, et esimest korda seda tunnet uuesti kogeda. Ja siis ta ise hakkas aru ka saama, et tema elus ei ole siiani olnud nagu asju, mis teda õnnelikuks teevad, et tal ei olnud perekonda, tal ei olnud kaaslast, tal ei olnud sõpru. Tal oli ainult kass. Tal oli ainult kass ja see kass oli see, see furry witch. See furry witch hakkas esimest korda nagu mäuguma siis, kui nad sinna saarele jõudsid ja ta leidis nagu inimesed, kes talle rohkem meeldivad. Ja, talle ka ilmselt ei meeldinud seal hallis. Ja siis Laines sai aru, et wow, sa ei ole kunagi selliseid hääli teinud. Ja siis ma ei mäleta, kes see lastest seda Lainesile ütles, aga siuke tsitaat oli, et Arthur says we should always make time for the things we like. If we don't, we might forget how to be happy. Minu arust seda ütles Talia. Võimalik jah, et see oli sellele vastuseks, et lastel oli siis iga päev mingi siukene hetk, kus nad võisid tegeleda nende asjadega, mis neile huvi pakkusid. Ja neil oli vaba aeg, mis ei olnud kontrollitud, mis alguses oli ka Lainese jaoks šokeeriv, sest et the rulebook, Guides and Rules rulebook ütleb, et lapsed peavad olema järelevalve all 24/7 ja siis seal ta nagu hakkas järjest rohkem aru saama, et tegelikult ei pea ja tegelikult nad ei olegi ohtlikud ja tegelikult me kõik inimesed suudame nagu we're thriving, kui me saame teha asju, mis meile meeldivad keskkondades, mis meile meeldivad. Ja siis kuigi tegelikult Laines alguses tegi võib-olla asju, mis kokkuvõttes olid halva mõjuga, ta pärast oli väga kurb selle pärast ja kahetses, et samal ajal, kui ta arvas, et ta teeb head võib-olla nende varasemate lastekodude laste heaks, siis ilmselt see kokkuvõttes sellega ei lõppenud, siis see tegelikult ikkagi näitas seda Lainesse enda südant, et ta tõesti oli hea inimene ja ta tahtis head, lihtsalt ta elas nii sügavalt nende reeglite ja selle nii-öelda korra sees, et ta ei näinudki sealt välja, et see, mida ta teeb, on tegelikult kahjulik ja see on jällegi nii ühiskonna erinevate aspektidega paralleele tõmbav, et me vahest mingites asjades sees olles me ise ei näe seda, kui väga me eksime ja sa peadki korraks sealt välja astuma, et näha või tuleb keegi väljapoolt ja siis me peame olema piisavalt
open-minded, et seda kuulata, mida meile räägitakse, sest et tal ikka läks ka natukene aega, et kuigi ta nii-öelda hinges teadis, et see, mida ta näeb ja kogeb ja mida talle praegu seal saarel räägitakse, on õige, siis ta läks ikkagi natukene aega, enne kui see settis tal paika, et ja kui nemad see on täpselt nii kaasaarv raamat, et ma elasin ka seal saarel. Üks hetk läksid siis lõpuks sinna külla esimest korda kõik koos ja nägid neid inimesi, kes võib-olla olid ka pahasemad või vihasemad või õelad nende osas, siis meie aiapäga Victalia ütles väga ilusasti, et see muutus peab hakkama nagu sellest, et üks inimene alguses on sõbralik, et tema oli ühe lapse vastu sõbralik ja see laps oli tema vastu sõbralik, kuigi see ema tuli, oli nagu mingi, mida sa teed ja oli ülipahane. See oli nii reaalne stseen, et laps tegelikult vaatas, et noh, et nii armas, tore päkapikukene tahtis suhelda ja lapsevanem arvas, et siin toimub mingisugune kõige õudsem asi maailmas. Ja siis kuidas see Talia ise ka nagu võitis seda nii, et noh, et võib-olla see praegune kogemus andis sellele lapsele selle tõuke, et kui ta ema hakkab seda vihkamist lõpetama, siis ta ei võta seda edasi. Ja siis see linnapea Helen ütles ka, et change comes when people want it enough, et peab olema inimesi, kes seda tahavad ja siis see muutus hakkab tulema. Ja võib-olla sellel hetkel see mõttetera ei resoneerunud Linusega nii väga, aga raamatu lõpus ta tõesti sai sellest aru ja hakkas käituma enda algsele loomule täiesti vastupidiselt, et päriselt teha head ja nagu muutusi hakata looma ja see oli lihtsalt nii tore selline hetk, et me peame üleüldiselt ka, kui me näeme, et midagi on õige või kellelegi tehakse liiga, siis mõtlema, et kuidas me saame kaasa aidata sellele, et see liiga tegemine lõpeks. Ja et lihtsam on muidugi mõelda, et ma olen ainult üks inimene, et mis nagu sellest muutub, et mina mõtlen teistmoodi või mina käitun teistpidi, siis reaalsuses see hakkab nendest ühtedest inimestest ja võib-olla sinu käitumine mõjutab kedagi teist, et siin oli seda lumepalli efekti hästi näha, et kuidas külaelanikud nii-öelda said targemaks ja kuidas see olukord nagu paremaks läks ja just see, et Linus siis lõpus käis korra veel seal linnas, et tal jõuaks päriselt kohale, et ta tahab ikkagi seal saarel olla, siis läks sinna linna tagasi ja siis ta üks hetk endale ütles, et nüüd kui ma olen nagu värve näinud, et ma nüüd enam ei ole nõus selles hallis olema, et ma olen näinud, milline maailm võib olla ja see on nagu palju toredam kui see mustvalge raamistik, kus ma siiani olen elanud ja siis ta läks sinna saarele tagasi. Aga see siuke järguline ülesehitamine tuli nii hästi siit välja, et sa võid öelda, et ta läkski sinna saarele ja Arthur ütleski talle, et Lucy on 7-aastane laps, kellele meeldib muusika ja kellele meeldivad, ma ei tea, sticky buns, saiakesed ja mis iganes, et tegemist on lapsega. See, et ta aeg-ajalt kaldub dramaatilisusele ja hirmsa häälega ähvardab maale terrorit tuua ja mis iganes, et see on lihtsalt nagu lapselik käitumine selles mõttes ja see, et ta selleks võimeline on, see ei tähenda, et ta seda teeb. Ja minu peast käis kogu aeg nagu läbi see tõsiasi, et tegelikult sama võib ükskõik millise inimese kohta öelda. Kõik me oleme võimelised väga hirmsaid asju tegema. Absoluutselt. Et see ei ole ainult see, jah, Lucy ilmselt oleks saanud seda nagu kiiremini. Võib-olla suuremate kahjudega. Wipe it off nagu, aga me kõik teoorias oleme võimelised väga-väga hirmsaid asju tegema, et miks me nagu ei eeldata, et umbes et tavaline inimene siis nii-öelda kohe hakkab maailma vallutama, et aga nendel, kellel seda võimu on rohkem, kuidagi vaikimisi eeldati, et ju siis nad ikka peavad minema, et miks nad peavad. Ja üldiselt see raamat ka on tõesti nagu hästi suur soe kallistus, nagu lihtsalt need tegelased on nii siirad ja need tegevused, ma nii kujutan ette nagu ükskõik millist last, ükskõik milliseid neid asju seal ütlemas, võib-olla mitte see, et nagu ma põletan maha, aga üleüldiselt. Lobidaga, Talia ähvardas kõige aeg lobidaga maha lüüa, see oli lihtsalt. Aga üleüldiselt ja see, kuidas nagu Lucy võib olla küll nagu saatana laps ja kõik arvavad, et ta on nagu kõige õudsam õnnetus maamuna peal, aga kui nad lähevad kõik koos midagi tegema, siis peale igat asja ta vaatab enda selja taha nagu mingi, on ju nii? Jah, eks ole. Või nagu, kui ta teab, et midagi ei tohi, ta mingi and we should
pay because stealing is bad. ja, okei. Et nagu ta võib küll olla võib-olla nagu tegelikult ülivõimekas, aga ta on ikkagist väike laps, kes tahab, et suured inimesed ta elus kinnitaks talle, et need asjad, mis ta teeb õigesti, et need asjad, mis ta teeb, on õiged ja ta teeb õigeid asju. Ja sama on see, et ta tõesti võtab kõiki neid teisi lapsi selle enda õdede ja vendadena ja nad üldse on selline ise tehtud perekond ja nad tõesti on valmis kõik teineteise nimel nagu ükskõik mida tegema ja teineteist kaitsma, mis on lihtsalt nii tore. Ja seal lõpupoole on üks koht, kus Arthur Linusele nagu seletab, et kõik need suured head muutused, mis on tulnud nagu tänu Linusele ja siis Linus ütleb, et I am just one person, I am just me ja siis Arthur ütleb and what a lovely person you are ja ma just nagu see oli üks kõige ilusamaid, toredamaid asju, et lihtsalt see, et sa oled inimesena olemas, ongi see, mida meil on vaja, et sa ei pea tegema midagi suurt maailma muutvat, aga see, et sa oled olemas ja hoolid, on juba see, millest piisab ja see on lihtsalt nagu hea ja ma lihtsalt nagu oh my god. Tahan lihtsalt öelda, et see teine raamat Somewhere Beyond the Sea, loodan, et praegu on täiesti võssi ei panda, aga midagi sükest. See teine raamat on Arthuri POV-st, nii-öelda läheb edasi siis ja siis seal Arthur ka oma nagu peas nii mitu korda nagu vaatab Linust ja ütleb nagu Batman lihtsalt, et täpselt, et Linus ei tee midagi, aga lihtsalt nagu tema eksistents on juba nii suurt rõõmu valmistav ja see on kuidagi see nagu seal peres üldiselt selline, sest see on kokkuvõttes see on pere, see ei ole lastekodu ja see on algusest peale pere ja nad lõpuks jõuavad oma mõtetega sinna, et nad tahavadki, et see oleks pere, mitte mingi asutus. Et see, kuidas need lapsed ka omavahel, et kui kellelegi tehakse liiga, siis see, kuidas teised lapsed kohe kuidagi väikeste nii-öelda lausete või nüanssidega, et ma ei tea, kedagi solvatakse või mis iganes ja siis teised on nagu mingi, mulle küll hullult meeldib mingi, ma ei tea, et Dahlia habet solvatakse ja siis Lucy on kohe mingi I like your beard, nagu, et sa oled väga ilus või et see näeb badass välja või Chauncey tahab olla bellhopp ja siis kõik... ta saab selle mütsi ja kõik on nagu mingi oh my god, see müts on kõige parem asi, mis sul kunagi olnud on. Keegi ütles, et see ei näe minu peas üldse nii hea välja, et see siuke üksteise nagu tingimusteta armastamine, et see on hästi südamlik ja ma arvan, et see ongi üks peamisi põhjuseid, miks kogu see raamat on see soe kallistus. Ja ma arvan, et me ei hakka siin nagu lahkama, et mis paralleele me võime meie ühiskonnast tuua ja see on eks igaühe nagu enda tõlgendus, aga see on lihtsalt ma ei tea, võib-olla ka nagu lihtsalt lasteraamatuna siuke nagu hea nagu värske õhk, kuigi kui näiteks mõelda tagasi ühe minu lapsepõlve lemmikraamatu peale, mis on Matilda, siis tegelikult seal on need sarnased teemad ja need ongi teemad, mida nagu läbi aegade me läbi lastekirjanduse saamegi võtta ja peegeldada ja näidata, et headus ja lahkus on see, mis on olulised ja see, et me hoolime teistest inimestest nii palju. Ja tõesti, ma quote'in Lottet väga palju, aga headus teeb elu huvitavaks ja lihtsalt need asjad, neid peabki õpetama, sellepärast et me küll sünnime tegelikult, ütleme nii, valge lehena ja see, millised me oleme, mõjutab meie keskkond, aga nagu headus on alati asi, mida sa saad nagu aina edasi arendada ja sa saad endast anda täpselt nii palju, kui sa jaksad, aga nagu, et see headus on alati nagu õige tee. Et kui sa oledki lahke või sa oled kellegagi hea, siis see ei ole kunagi vale. Ja tehnilise poole pealt, kui kellelgi on näiteks Everandi äpp või vahet ei ole millise audioraamatute kuulamise äpp, siis selle sarja raamatud on ülihead audioraamatud, sest see meesterahvas, kes seda sisse loeb, teeb kõikide nende laste hääli ja see on lihtsalt such a fun hearing, kui ma koeraga jalutamas käin, siis ma kuulan ja itsitan omaette, et kui kellelegi näiteks audioraamatud rohkem meeldivad, siis ma väga soovitan audioversioonisest mõnudusest.
ja mul peaks vist olema mingi kood, millega saab äkki 2 või 3 kuud Everandi tasuta ka, nii et kui keegi on huvitatud, kirjutage meile Instagramis ja ma saadan tutoriali, kuidas seda saada. Ma pean testima, kas see töötab, aga viimati töötas, nii et. Ja kahjuks see raamat ei ole Kindle Unlimitides, aga ausalt öeldes, kui keegi tahab seda raamatut, siis kirjutage mulle ja ma laenan teile. Andke pärast tagasi. Me oleme need, kellel raamatuid võib väntsutada, nii et. Jah. Kõik lehed võiksid pärast tagasi küljes olla. Ja tõesti, see on üks suur soekallistus ja väga oluline asi, mida veel öelda, on see, et täiskasvanuna vahepeal aeg-ajalt aega võtta, et lugeda, aga nagu lastekirjandust on lihtsalt meeletult tore, sest et see ongi lihtsalt nii siiras ja rõõmus ja vahva ja nagu nii tore lugemine, et ükskõik milliseid täiskasvanutele mõeldud raamatuid me võtame ilukirjandust, teaduskirjandus on nii eos juba igav ja halb ja nõme, sest et sa tead, et sa loed seda niisugusel eesmärgil. Aga all the dumb people say. aga üldiselt kõik meie raamatud ikkagist võtavad mingeid sellisemad, tihti mingit sorti natuke raskemaid probleeme või seal on nagu lihtsalt mingeid negatiivseid aspekte ka, siis see on tõesti niisugune nagu, et isegi kui nad on võib-olla veits nagu outcast selle raamatu alguses ja tegelikult ka lõpus, siis see on ikkagist kuidagi nii soojalt lahendatud. Ja. See on Šoti mäng, mitu korda me oleme öelnud nagu mingi tore, rõõmus, hea selle episoodi jooksul. Tege väike bingoleht. Ja, aga mis edasi siis nüüd? Uut aastat jätkame põnevatel radadel, lähme edasi Young Adulti juurde ja siin lava peal on näha siis väike vihje. Kes ei tea, siis see raamat on Killjoy, mis on Holly Jacksoni A Good Girl's Guide to Murdery triloogia siis eelraamat, prequel. Ma just hiljuti sain selle kätte. Mul on kõik raamatud olemas, special editionid täna, jäi! Ja see on üks triloogia, mis mulle õudselt meeldis. Ma kuidagi üldse ei hakanud seda lugema või lükkasin seda edasi ja siis, kui ma sain selle esimese raamatu, siis ma hingasin lihtsalt need 3 raamatut sisse ja see on tõesti üli põnev, nii et seda ma soovitan. Ma arvan, et seda episoodi me väga spoilerite vabana ei tee. Me üritame, aga mitte kõike. Nii et kindlasti... Ja vähemalt esimese osa te võiksite läbi lugeda, et teaksite, millest me räägime. Kui ei jõua kõike 3. Jah, ma ei ole veel vaadanud ise Netflixi sarja, nii et kui keegi on, siis te võite jällegist kirjutada, kuidas see oli. Jah, et kas tasub vaadata või mitte. Aga jah, järgmisena siis uut aastat alustame väikse murder mystery'ga. Murder mystery ja jah, iga aastat peabki alustama Babängiga. Babäng. Ja meie poolt... Laul. Mis laul on? Laul. No minul esimene hetk selle raamatuga tuli kohe I Hate It Here. Ja. Lihtsalt sellepärast, et nii nagu Lainesil oli see Here I'm at, Don't You Wish You Were Here. I hate it here, so I will go to secret gardens in my mind. Nagu konkreetselt. See saar on ma kujutan, et minu peas see saabki siukseks kohaks, et kui ma mõtlen, et kõik on nii nõme praegu siin, et siis ma lähen sinna troopilisele saarele, kus on Bellhop Jonesi võtab mu kohvri ja Theodore tahab mu nööpe ja mis iganes, et... Jah. Et ma ei tea, kas Taylor Swift on seda raamatut lugenud, aga see võiks olla inspiratsioon I Hate It Here laulu jaoks. Nii et see on I Hate It Here by Taylor Swift. Ja, aga mõnusat pühadaega kõigile, vahvat aasta lõppu. Ja näeme uuel aastal. Babam! Tšau! Tšau!